toimub Kiikla rahvamajas konkurss, kus lapsed saavad panna proovile oma esinemisjulgust ja loomingulisust. Esimese konkursi korraldasime 2 aastat tagasi. See kandis nime "Ma olen sind kusagil näinud". Seal jäljendasime tuntuid lavanägusid. Möödunud aastal võistlesid teatridotid ja ka tänavu oleme jäänud võttide juurde. Selle erinevusega, et võttide liikmetel on teatud vanusepiir. Üks ei tohi olla vanem kui 14 ja teine peab olema vanem kui 14. Märksõnad kavade loomisel olid naer ja muusika. Meie tänaseid esinejaid jälgib ka žürii, kes võistluse lõppedes kommenteerib esinemisi ja annab soovitusi edaspidiseks. Palun saage tuttavaks meie kohtunikega. Evelin Siugmann, kes istus kohtunike laua taga ka meie esimesel Evelin, esimesel konkursil esinesin mina ka esinejana. Kas sa mäletad mind? Ja see oli unustamatu kutse tantsule. Ka mina mäletan sind kui positiivset ja praegusest kohtunikku. Ja aitäh! Ja ma soovin, et ka tänased võistlejad jäävad sulle samamoodi meelde. Meie žürii teine liige on Pagari seltsimaja juhataja Aire Õras. Aire on siin Kiikla rahvamaja laval ise esinenud päris mitmes erinevas rollis. Missugune neist rollidest on endale kõige huvitavam ja miks? Selge. Ja soovin sulle edu uues, seekord siis kohtuniku rollis. Ja meie tänane 3. kohtunik on väga mitmekülgne inimene. Tema nime guugeldades võime lugeda, et ta on digitaalkunstnik ning kujundaja ja lööb kaasa ansamblis Teht Rästas. Räädu. Mul on rõõm tervitada Rakvere teatri näitleja ja lavastaja Peeter Rästas. Peeter, kas kõikide nende rollide juures on tulnud sul ka kohtuniku rolli? Selge. Peale meie duettide esinemist on meil kõigil meeldiv võimalus kuulata Peeter Rästas ja tema lugusid tema lavakogemustest. Seniks aga soovin teile meeldivat õhtut meie duettide seltsis. Meie tuleproovi alustavad Kristjan ja Rene ja nemad pajatavad teile saladuse, mida nad homme koos ette võtavad.
ei ole inimest, kes ei teaks punamütsikese muinasjuttu. Aga kas just sellist muinasjuttu nüüd esitavad teile Karolin ja Krista? Oi, kuidas tahaks süüa, kuidas kõht on tühi. Punamütsik tuleb. Tere, punamütsike! Tere! Kuhu lähed? Tead vanaema juurde linna. Vanaema teeb sünnipäev, disko ja puha. Mõtlesin, et lähen just maasikat torti. Ära kiirusta, punamütsike. Kus su vanaema elab? Ma ju ütlesin, et linnas Jõhvis. Aga mis tänaval? Vihlavkal. Aga maja ümber? 33. Korter? Aga seda ma vot sulle ei ütle. Kuule tüüp, kes sa selline üldse oled? Mingi politseist või? No too tonti. Mind ei tunne või? Mina olen suur hall hund. Ma võin su ühe apsuga ära süüa. Vaata, millised hambad mul on. Need hambad maksavad ainult $200. Kui sa näeksid minu vanaema hambaid, need on super. Kas ta on sul ilus paks vanaema? No kunagi oli ta küll paksuvõitu, aga siis ta käis mõtlema ja saigi tagasi kõpnaks. Ja mis sul oli küsimus või? Kus sa sellise ilusa kasvuka said? Müü see kasvukas mulle. Aie! Kui sa mind näpistad, siis see on ära kõigepealt sinu. Mis sul on kõht tühi või? Muidugi. Näe, võta porgandid. Mis asja? Ui, räps. Näe, võta kartulikrõpsu. Mis vanaema maja ja korteri number on? Ei ütle. Maja ja korteri number? 300. Sellist korterit pole olemas. Sa käid juba mulle raskelt närvidele. Kui sa veel mulle teedele ette loivad, siis ma tõmban sut sama otsast ära ja vanaemale pajalapiks. Kuule, tead, Flika, kui sa selline oled, siis ma ei tahagi sind süüa. Ja sinu vanaema on ka liiga lahjaks jäänud. Ja sina oled üks paras pipratükk. Nii et ma lähen parem kohvikusse ja ostan omale toorjuustu kooki po. Taas tulevad lavale Rene, aga sel korral mitte Kristjaniga, vaid oma noorema pojaga, Mardiga. Lugu, mida nad esitavad, kannavad nime Messilane Postiametis ja loo autoriks on keegi muu kui Kristjan ise. See näide sündis teatripäeva puhul ja maailma esietendus toimus Tiikla külas Endla talus ehk siis selle vahva teatrilembelise perekonna oma kodus. Tere! Kas kutsusid mind niisama kohale Zoom või ikka oli asja ka? Oli asja ka. Mis asja oli? Kas sa kiiresti lennata oskad? Päris hästi lendasid. Mis hästi? Suurepärased! Zoom vaimustavad! Aga lugu on nüüd selline, et ma töötan kontoris ja tean, et
juhatajat vaja. Mina olen sun kiire. Mis asja? Mina küll mingiks kirjakandjaks ei hakka. See on nii igav. Ei ole igav. Osad seda linna lindi juhtama. Postosivad ostavaks sõbraks saada. Olgu, ma siis lähen ja teen proovi. Võib-olla need kirjad isegi ei ole infoloost. Postkastiga sõbraks saada. Aga need ju ei räägi. Oota, sulle on seal oli tõepoolest tõendu. Kuidas nii? Elus ainult nende jaoks, kes ootavad selle. Ja nüüd esinevad meile Melani ja Võtt või siis hoopis Tipp ja Täpp. Vabandage, kui ma nüüd midagi sassi ajan. Aga mulle tundub, et siin on hoopis kaks Võtt. Mulle tundub, et meil hakkab sealpoolt otsast kuidagi hästi tihedalt rahvast olema, sealpool on meil ruumi, nii et tuleb õigelt sealpoole. Kui toolid saavad otsa, siis meil on patju ka, mille peal istuda. Ma sain nüüd nagu muud juttu ka rääkida, aga see oligi hea sissejuhatus sellele, et ma tahan teile rääkida sellest, et minu lapsepõlv möödus tegelikult mitte siin Kiiklas, vaid hoopis Kohtla-Järve linnas. Ja tollel ajal ei olnud tänaste laste suurest arvutist mitte juttu, me ei osanud isegi unes sellist asja näha. Ja sellepärast oli meil palju rohkem aega õues mängida. Aga õpiti enne 8 saades ikka mõni aken ja mõni ema ikka hõikas aknast, et lastesaade hakkab ja siis olid kõik lapsed viu teleka ees, mina kaasa arvatud ja helesinisel ekraanil oli tädi Võtt. Tere õhtust, kallid lapsed! Alustame oma lastesaatega. Täna esinevad teile Tipp ja Täpp. Tere, Tipp ja Täpp! Mida te meile täna esitate? Kas te laulate meile äkki? No paistab, et nad laulavad, aga me kuulame siis. Me väiksed nukud oleme ja pole mingi ime, sest meie siiski tunneme ja teame sinu nime. Me maias mokad oleme, just täpselt teie moodi, on meile tuttavad kõik teed, mis viivad kommipoodi. Tead, Täpp, see on täpselt nagu ooper. Täpp, kas sa tead, mis asi on ooper? Ooper on selline asi, mis algab kell 7 ja 3 tunni pärast kella vaatab. Näitab sellest pool käest. Tead, Täpp, eile kui ma teatris käisin, nägime tagaresti koer. See oli minu koer. Ah nii, ma ei teadnud, et ühele koerale võib teater meeldida. Ma ise ka seda alguses ei uskunud, aga kui ta selle looraamatu läbi luges, ei saanud ta mitte midagi aru. Oh, teid võrukaelu küll ja teie lugusid, aga aitäh teile! Ja sellega on meie saade lõppenud. Kirjutage ja joonistage meile!
Ja taaskord tuleb lavale Rene. Seekord mitte kolmanda pojaga. Teil esinevad Kristjan ja Rene ehk Väikevent ja Tarzan. Ei hopsti, Väikevent! Kuule! Ega sa vahepeal mõnda urmasinat pole uudse olnud. Mäletad, kui vahva see oli, kui me eelmise pauguga lõhki lasime? Seda me ei ole saanud. Ei saa kõik osta viidi. Anna juhet. Mul on vaja sisse ka teda panna. Kuule, Karlsson! No, kuule, tea! Sa võtsid küll selle praegu välja, aga kahjuks ema just koristas terve toa ära. Ema, kas sina tead, kes on kõige parem tolmuimeja? Muidugi see on Karlsson ja naised. Naised, need ei oska üldse sellist asja käsitleda, ma ütleksin. Sa tahad öelda, et nad koristasid kõik selles ära või? Ja terve toa. Terve toa. Kas sa tahad öelda, et mis see on? Kas tahad öelda, et nad koristasid kõik selles ära? Need räpakollid ka või? Oota, ära seda küll sa teed. Hea küll. Aga mul on veel midagi koristada. Ära! Nüüd sa tõmbasid sisse punapüsimese. Seda ma sulle andeks ei anna. Anna andeks. Mina tahan ainult head, mina tahan olla puhas inimene. Tahan koristada, aga... Aga sa saad ju aru, punamütsikene. Mis asi see mütsi lodusele üldse korda läheb, ma ei saa aru. Ja punamütsik oli postmargi peal, minu kõige ilusam mark. Tead, kes on maailma kõige parim asjade väljamõtleja? Teeme niimoodi, et punamütsike on unikõhus ja mina näitan selle kõhu lahti. Kandke mulle kirvest. Ei, meil siin ei ole kirvest. Aga äkki mängime lihtsalt nii, et teeme selle lahti ja siis ongi nagu kõht lõhki. No kui sa just tahad petuga asju teha, no hea küll. Oota, ma tõmban juhtme välja. Oh, ja prügikorv, siis saame praavisime sisse puistata. See ma prügikorvi pani välja viis. Ei, mis see nalja teed või? Kas seal raamatus oli kirjas, et jahimees lõikas vanaema kõhu lõhki ja siis ta pani selle punamütsikese prahikorvi. Kas oli niimoodi? Ei, päris niimoodi ei olnud. Aga tegelikult, mis mina pean kõik asju tegema, on ju? Lähme parem ülesse, koristame minu toa ära. Aga no, vaata, et sa mind ennu peal maha ei pilla. Rahu, oi, seda ainult rahu. Sa oled küll väike poisitrutt, aga tegelikult see ikka meeldib mulle ka. Ei hopsti, Karlsson, lendame! Ei hopsti!
ütles mulle. Täna on 17. aprill, eks ju? Siis ma ei saa aru. Aga küllap see on peaproov. Teil esinevad Tanja ja Liivi, väike nõid. On küll õhtu jah, on peal. Kes meil siin on? Kus sina siia pallile said? Kas ma ei käskinud sul kodus istuda ja tuha seest läätseid otsida? Ma otsisin ja midagi ei leidnud. Vahet pole. Meil on siin täna iludusvõistlus. Sinusugusel krivalal pole siin mitte midagi teha. Ma kaevan peanõiel ära. Siin saateksid häbiga minema. Palun tädi ära tee, ma küsisin võlupeegli käest ja võlupeegel ütles, et mina olen kõige kaunim siin ilma peal. Võlupeegel? Kus sa selle leidsid? Näita siia. Peeglike seina peal. Kes on kõige kaunim kogu maal? Peeglike seina peal. Kes on kõige kaunim kogu maal? Peeglike seina peal. Kes on kõige kaunim kogu maal? Tule eest, siis ma näen, kes on kaunim kogu maal. Vaat nii ma ütlen kõik, kaeban kõik peanõiel ära ja siis saadetakse häbiga minema. Ära sa seda küll tee. Kuule, las see aus võistlus otsustab. Kes meist on kõige ilusam? Las kohtunikud otsustab. Mul on välja panna auhind sellele, kes arvab ära meie järgmised esinejad. Kas keegi võib arvata? Ütle, sina. Õige, palun, saad endale auhinda. Täpselt nii, Mart ja Rene ja neil on laulda teile elevandilaul. Väikestele vangi maasid veel, väikse
väiksele Roosil tekib tahtmine ka kampa lüüa.